Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgus, et Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpen. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Good afternoon from Tartu. I'm Donald, and you are listening to Media Palette, the best podcast in the world. Martin and Christopher are on a vacation. So, me and Sleepy Joe are taking over this show. What topics will we be discussing on today's episode, Joe? Hello from me too. We will be talking about, well, that thing, and then that other thing, and then a bit about TikTok, and then artificial intelligence, and about, and then, We'll come down, Joe. Don't hurt yourself. But it is true. We will be discussing about the ban of TikTok, artificial intelligence, the article in Politico about Estonia renewing its arsenal, and cancel culture in the context of war. So we wish you... That's what I was going to say. But you didn't, did you, Joe? Martin and Christopher are so much better than us. Let's invite them back to the studio. I agree. And Joe listening the 6th episode of Media Palette. Meediapalat. Tudengid sünnitusmajast on tagasi ning tervitame teid taas Meediapalati järjekordses saates. Tegime oma Instagramis väikese äraarvamismängukese ja tuleb välja, et AI pildid võivad olla päris eksitavad. Sugugi mitte kõik ei vastanud seal õigesti. Kui tekkis huvi, siis minge vaadake järgi. Ja nüüd me toome nimepidi välja kõik, kes valesti vastasid. Jah, et esiteks... samamoodi võib olla eksitav iga kord meie episoodi üles otsida, seega visake meile follow ja vaadake, kuidas me teile feedi libiseme. Me oleme leitavad nii Spotify's, Apple Podcastis kui ka Google Podcastis. Mina olen Martin ja minuga nagu ikka Christopher. Christopher kohe tutvustab meie külalisi. Ja tervist ka minu poolt. Esiteks, väga hea meel on stuudios tervitada meie häid kursaõdesid. Roosi Rahnu, tere! Tere! Ja Helena-Marja Tarro, tere ka sulle! Tere! Wow, okei, tšau! Nagu Donald ja Joe ütlesid, siis täna me räägime esimese teemana TikTokist ja nagu me teame, siis märtsi jooksul tuli järjest uudiseid, kuidas erinevate riikide ministeeriumid ja ametkonnad need seal TikToki töösettevõttes siis keelustasid. TikToki tegevjuht käis ka USA kongressi ees nii-öelda ütlusi andmas ja tõestamas, et TikTok on ikkagi ohutu. Mulle tekib kohe küsimus, et miks seda TikToki siis ikkagi nii jõuliselt teie arvates keelustatakse? No ma arvan, et tegu on osast suuremast asjast, ühesõnaga selles mõttes, et ikkagi rahvusvahelisel tasandil me räägime Hiina ja USA nagu võimuvõitlusest ja sellest ei jää ka kõrvale nagu tehnoloogiaettevõtted. Et kui Hiina on oma nagu siseturul ära keelanud USA tehnoloogiaettevõtted, siis see mehhanism toimib ka vastupidi. Et siin Trumpi administratsiooni ajal me nägime seda, kuidas majandussidemeid vastastikku läbi lõigati, nüüd siis võib-olla lihtsalt tehakse seda teisel tandril. Ja üldse, kui nagu kuulata seda kongressi, seda istungit, siis minu meelest sealt ei kõlama nagu see, et arusaadav on see, et on olemas mingi teatud nagu skeptika selle Hiina poole osas, aga minu meelest seal toodi nagu väga palju probleeme välja TikToki juures, mis on lihtsalt üleüldiselt seotud sotsiaalmeediaga ja mis on väga, mida see tegelikult see TikToki CEO ütles ka, et see ei ole ainult nagu TikToki kohta, aga mis on imelik minu meelest sellepärast, et nagu probleem ei ole tegelikult üldse selles, et probleem ei ole tegelikult selles, et mingi TikTok ei võta maha piisavalt kiiresti mingit vägivalda õhutavat videot, sest et seda teevad kõik sotsiaalmeediaplatvormid. Ilmselgelt see on halb, aga põhjus, miks tegelikult teda sinna kutsuti ja miks TikToki nii negatiivselt vaadatakse, on tegelikult see, et tegu on Hiina ettevõttega, mis on nagu arusaadav, et tekitab küsimusi. Aga jah, läheneti veits nagu imelikus nurgas minu meelest. No mida täpselt siis ette heideti? USA kongress tõigi välja 3 põhilist probleemi, et see esiteks, et TikTok kogub andmeid, teine, et lapsed jäävad sellest sõltuvusse ja 3, et levitab valeinfot ja vägivalda. Nüüd tõepoolest, nagu sa ütlesid, siis teised sotsiaalmeediakanalid, näiteks Facebook, Instagram ja Twitter, neil on tegelikult võib samu ühesõnaga ettekäänd neile tuua, aga lihtsalt probleem on selles, et TikTok kuulub Hiina ettevõttele ByteDance ja Hiinas on siis see, et kõik erafirmad peavad andma siis valitsuse nõudmisel valitsusele andmeid. Et sealt nagu tekib see probleem, kuigi TikToki juht siis ütles, et tegevjuht, et TikToki andmeid siis hoitakse USA pinnale
ja Hiinas neid ei satu, aga noh, kas me saame selles nii kindlad olla, ma ei tea. Mis oli huvitav minu meelest oli see, et mitte ükski nendest kongressi liikmetest ei väljendanud toetust TikTokile või nagu mitte mingil määral, nagu ma aru sain. Sest ma lugesin mingit artiklit selle kohta minu meelest Reutersist ja seal oli kirjas, et nagu suhtumine oli ülimalt negatiivne, mis ma ei tea, et kas on nagu tavaline, kui nagu võrrelda selle Facebooki hearinguga näiteks, aga tundub, et väga skeptilised olla. Ja aga samas nad ei ole ju nagu sihtgrupp ka. Et siis nad ei peagi olema sillas sellest rakendusest niimoodi. Ja selles mõttes kindlasti ja just nagu selle sihtgrupi osas ka minu meelest see on tõsi, et minu meelest seda nagu narratiivi levitati ülipalju nagu TikTokis endas ka, nagu ma aru saan, et need kongressi liikmed, kes neid küsimusi küsisid ja kes olid väga negatiivse suhtumisega, olidki mingid siuksed keskealised valged mehed, mis minu meelest on veits, see tekitab minus natuke skeptilisust, sest et nagu TikTokis levivad need videod, need lähevad viraalseks sellest, kuidas nagu siukene rumal mingi keskealine vaene onu, kes ei tea mitte midagi, on ju. Aga see on tegelikult ju TikTokile väga kasulik narratiiv, et seal ongi nagu need rumalad vanamehed, kes ei tea midagi ja siis nende vastas on siukene noor, karismaatiline miljardär ja et see, et need videod just TikTokis levivad minu meelest ma ei tea, inimesed see võib nagu kaasa tuua selle, et ma ei tea, noored võib-olla ei ole väga meediakriitilised selles osas. Minu meelest ka, et seal TikToki puhul nagu tuleb eriti välja see generatsioonide erinevus. Kui see keelamisest nagu rääkima hakati USA-s, siis minu meelest olid kohe mingid tänavatel nagu meeleavaldused ja värki. Ja seal olid peamiselt just noored inimesed, kes siis meelt avaldasid selle vastu. Et see üldine narratiiv ega ma ei tea, aga ma kujutan ette, et vanemate inimeste seas just ongi see, et see TikTok on nagu mingi noorte asi ja mingisugune see mänguasi, mitte päris asi selles mõttes. Et sealt tulebki see erinevus sisse, aga jällegi ettevõtte jaoks on väga kasulik, kui ta saab ära kasutada mingisugust vastandumist, et enda nagu tarbijabaasi sinna taha nagu rakendada. No aga USA kongressil, nagu te ütlesid, need vanad mehed, kes seal on, et neil ongi teine see eesmärk, et praegus geopoliitilises olukorras lihtsalt nad peavadki sellele vastu olema, sellepärast, et olukord on lihtsalt siuke, et kui me nüüd nagu massilist võtaksime nende noorte tarbijate arvamust nagu kuulda, et ärme tee seda, et see on nii äge äpp, et siis ma arvan, et see tooks ka erinevaid probleeme kindlasti esile. See on ka see punkt, et massiliselt pole seda veel ära keelatud, on nendes töötelefonides ja riigiametites. See on kindlasti üks aspekt, mida tuleb nagu tähele panna. Aga minu meelest see on üldse nagu kummaline, et kellelgi üldse oli nagu töötelefonis TikTok või nagu miks sa teed sellega seal? Ja, see on ilmselge, et see on ära keelatud nagu. Huvitav on see, et kas siis mingisuguste riigiasutuste nagu sotsiaalmeedia jääb ka TikTokis tegemata või mitte või kuidas see siis toimib? See suhtes ma arvan, et nagu mingi social media manageritel nagu ikkagi on access ju. Aga kas neil on siis nagu eraldi TikToki telefon, et sellega neid tohib muudele riigi asjadele nagu ligi minna või? Küsimus. Nagu ma ei tea, kuidas see töötaks. Ma ei usu, et see on see probleem, millele keskenduda siin kohal, aga aga kui me juba rääkisime sellest, et TikToki keelust ka nagu eratarbijale, et kas see tooks kaasa ka mingeid negatiivseid aspekte? Eratarbija jaoks sa mõtled? No selles mõttes, eks loogika on see, et mida suurem pakkumine, seda parem olukord on tarbija jaoks, on ju, ükskõik millise asjaga. Nii et selles mõttes küll, ma arvan, et Meta nagu turuosa kindlasti kasvaks sellest, sest et kuhu sa ikka liigud, kui sa ei liigu nagu Instagrami, on ju, väga palju alternatiive ei ole. Et kindlasti ma arvan, tarbija nagu selles mõttes läänes kaotaks sellest mingil määral, aga võib-olla tuleb ka mingi asendus, et ega me ei tea, on ju. Lõppkokkuvõttes kõige parem oleks see, kui meil ei oleks nagu Hiina sotsiaalmeedia platvorme niimoodi vabalevis minu meelest. No jah, TikTok täielikult nüüd Hiinale ei kuulu, et 60% osalusest kuulub ikka rahvusvahelistele omanikele. Et nüüd ongi see küsimus, et USA soovib, et nüüd Hiina selle osaluse maha müüks, selle 40%. Aga muidugi hiinlased sellega nõus ei ole. Ma ei usu, et nagu TikToki päriselt ära hakatakse keelama, sest et nagu ma aru saan, siis praegu ei ole mingeid tõendeid, et seal on päriselt mingid andmeriskid ja nagu inimesed vajavad TikToki, nagu noored nagu nad vedavad seal mingi 5 tundi päevas ja siis kui lihtsalt ilma sellise nagu
mõjuva põhjuseta sära võetaks, ma arvan, et nagu seda nähtaks väga suure isikuvabaduste piiramisena isegi. Sest et nagu, ja see ongi see põhjus, miks näiteks Trumpi all ju ei saadud TikTok ära keelata, kuigi nad proovisid seda, et nagu see käiks lihtsalt isikuvabaduste piiramise alla. Kindlasti tuleks nagu mingi süke vastuseis nagu mingitelt. Ja infovabaduse piiramine ka. Aga no selles osas ma päris võib-olla nõus ei ole, et nüüd noortel väga seda vaja on, et mõned aastad tagasi seda ei olnud, siis nagu... Ja kindlasti, aga nagu ma arvan, et aastatega, no mina olen väga palju kuulnud seda, kuidas nagu inimesed lihtsalt on nagu tunde iga päev TikTokis ja nagu see on ilmselgelt väga suur osa nende nagu sotsiaalmeedia kasutusest. Nii et seal mingi mõju oleks kindlasti. Aga kas ei peaks olema just üks põhjus, miks ära keelata? Ja kindlasti, aga lihtsalt siis peaks olema nagu mõjupõhjus, et põhjendada, kuna muidu see põhjustab lihtsalt inimestes ebavajalikku vastumeelsust. Aga ega need mõjuvad põhjused on välja ka toodud juba näiteks mingi vaimse tervisele, kuidas see mõjub tähelepanule ja mis iganes. Aga see on üleüldiselt nagu sotsiaalmeedia kohta suhtes. Ei, TikTokil pidi olema ju see, et see on mingid kiired videod ja mis iganes, et nende vaatamine nagu mõjutab su võime keskenduda. See on tõsi, aga siis nad peaks Instagram Reelsid ka ära keelama ja nagu nad ei tee seda. Nii et. Ja. Ma arvan ikka kõige mõjuvam põhjus on ikkagi see, et Hiina kogub selle pealt lääne andmeid, et see on ikka väga mõjuva põhjus minu arvates, miks nagu see tuleks võib-olla ära keelata. Aga sa peavad seda tõestama. Sellepärast, et tants praegu ilmselt käibki. Aga ma arvan, et see on alles algus, et ainult selle põhjal nad ei suuda seda kogu ühiskonnale ära põhjendada. Et seal on vaja mingisugust laiemat arutelu ja ilmselt nagu Helena ütles, et päris täieliku keelustamiseni ei jõuta, et seal ikkagi tuleb mingisugune juriidiline kompromiss, et kas nad siis kuidagi tükeldavad selle ettevõtte näiteks, et Hiinas see osalus ikkagi jääb, aga et lääneturule mõeldud toodet pakub eraldi ettevõtte või midagi sellist, et eks me näe. Aga need mõjud lähevad kokku ka kusjuures meie järgmise teemaga. Meediapalat. See, mida me just siin saate alguses kuulsime, oli siis AI poolt genereeritud sissejuhatus. AI tehnoloogia ja selle võimalused on viimasel ajal suure arenguhüppe läbi teinud ja ma arvan, et see on selle aasta üks kuumimaid teemasid. Prantsusmaa puhul on suhteliselt konkreetne näide siis, kuidas AI on mõjutanud ühiskonnas toimuvat ja Euronewsis ilmus siuke artikkel pealkirjaga How AI is putting President Macron at the heart of the French pension protests ja selle artikli sisu olid siis pildid, mis olid siis deepfake AI tehnoloogiaga tehtud, kus siis võis Macroni näha erinevaid huvitavaid tegevusi tegemas, aga need kõik pildid olid siis nii-öelda võltsingud. Ma saan aru, Helena, et sina oled mingi aja Prantsusmaal veetnud, mis ajal sa seal olid täpselt? Ja ma olin seal eelmine aasta, aasta aega ja ma olin seal juhuslikult ka presidendi valimiste ajal, mis oli väga huvitav aeg, kus Prantsusmaal olla. Ma olin väga põnevil selle ajaks. Et põhimõtteliselt see oli 2022 kevadel, kus siis käis põhiline võitlus Macroni ja Le Peni vahel, lisaks sellele ka siis Jean-Luc Mélenchoni vahel, kes oli siis ka vasakpoolne kandidaat ja olin küll kohal, ja. Kas sa võid midagi rohkem teada selle kohta või? Ma ei tea, mida huvitavat, kas sulle sellel ajal jäi silma midagi omapärast, mis nagu Prantsusmaa mingi meedia või ajakirjanduse juures nagu teistmoodi on? No selles mõttes see valimiste kogemus, ma arvan, et oleks ilmselt olnud tulisem siis, kui oleks teises voorus olnud Mélenchon versus Macron, sest et praegu ta oli selline leebe, kuna valik oli kuna nagu Prantsusmaal on see süsteem, et on 2 presidendivalimiste vooru, alguses on 12 kandidaati, ja siis teises voorus on 2 kandidaati ja praegu see teine voor langes kokku nagu eelnevate valimistega, et oli uuesti Macron ja Le Pen, mis oli oodatav, aga inimesed minu meelest vähemalt selle põhjal, mida mina kuulsin, veits nägid seda tulemas ja seal ei olnud mingeid siukseid suuri, ma ei tea, ma lootsin, et tuleb mingi siukene, ma ei tea, ühiskondlik suur debatt ja vastuseis, aga umbes selline tavaline minu meelest vähemalt. Kas sa, või kui palju sa oled jälginud üldse seda praegust teemat seal nende pensioni protestidega?
veits ikka, ses suhtes mingeid väljaandeid ma nagu jälgin ja kusjuures üks asi, mida ma täiega tähele panin, ühe kindla väljaande Mediapart, mis on jah, siis üks päris selline investigative väljaanne, väga respectable ja minu meelest üks asi, mida nad tegid selle nende protestide kajastamise juures ülihästi, oli see, et nad muidu on nagu sotsiaalmeedia presence neil selline tavaline, et nagu meil Eestiski tehakse, et postitatakse uudiseid ja kirjutatakse need välja niimoodi, aga kuna Prantsusmaal on suur probleem politsei vägivallaga ja see tuleb välja ka nende protestide ajal, siis ma tean, mingi märtsi lõpus nad tegid ühe postituse, kus nad minu meelest väga-väga selgesõnaliselt ja hästi siis kirjutasid välja, see nagu juba nagu disainilt nägi teistsugune välja teistest postitustest, et oli väga selline suures tekstis ja oli suurelt välja kirjutatud kõikidele politseinikele väikene juriidiline meeldetuletus, kus oligi siis kirjas punktide kaupa, mida politseinikud ei tohi protestide ajal teha, mis on neile täiesti keelatud ja see oli minu meelest läks suht viraalseks, mul nagu paljud tuttavad jagasid seda, seal postitusel oli mingi 60 000 laiki minu meelest, mis oli nagu 10 korda rohkem võrreldes teiste postitustega ja minu meelest see oli nagu ajakirjanduse poolt üli respectable ja et see oli väga äge, nad tegid seda. Aga kas nüüd need konkreetsed AI pildid, mis internetis viraalseks läksid, mis olid Macronis tehtud, kas need ka kuidagi tähelepanu on saanud? Ja nende kohta nagu ainus asi, mis ma olen näinud, on see, et on palju sellised postitused, et kuidas aru saada, et pilt on võlts. Niimoodi. Et selle kohta jah, olen ainult seda lugenud, aga ma jälgin ühte seda mingit Prantsuse, mingit suht populaarset mingi meemi kasutajat, seal ikka julgelt jagatakse neid igast imelike pilte, mingit Macron prügi kokku korjamas ja siukseid asju. Ja see on selles mõttes nagu minu meelest naljakas, nagu siis kui inimesed teavad, et see on nali, siis minu meelest see on väga huvitav viis, kuidas ennast väljendada poliitilises osas. Aga Christopher ja Roosi, kas te ka vaatasite neid pilte või? Jaa. Mis te arvate neist? Ei, no see on ikka suht haige, kuidas tänapäeval on võimalik midagi sellist teha. Kas või need pildid, mis ju teil sotsmeedias olid, et ka samamoodi. Sest et mina isiklikult vajutasin seal ka valesti, nii et see on suht haige minu meelest igatahes. Sellega ongi see, et kui see on tehtud naljaga, inimesed saavad aru, et see on nali, see pole päris, siis on väga tore ja naljakas. Aga kui me nüüd hakkame suuremat pilti vaatama, ja kui see tehisintellekt, kes neid pilte teeb, peaks sattuma nii-öelda kurjadesse kätesse. Et kui me mõtleme infooperatsioonide puhul propaganda tegemine, siis see on ju suurepärane võimalus näidata siis vastaseid, nii-öelda siis vastaseid, ma mõtlen poliitiliselt, nii et rahvas nii-öelda mobiliseeruks ja see muudaks nende maailmapilti ja see on see ohtlik asi nagu ja ma arvan, see on ka üks põhjustest, miks nüüd üritatakse seda tehisintellekti arengut peatada 6 kuuks, kuid seal on kindlasti veel mingeid teisi põhjuseid ka. Ja tegelikult väga nagu eluline näide jällegi, need AI pildid ei piirdunud ainult Macroniga, vaid tegelikult ju siin mõned nädalad tagasi internetis hakkasid levima pildid sellest ka, kuidas Donald Trumpi arreteeritakse või kuidas politsei teda kinni võtab. Ja tegelikult see on ju olukord, kus praegu Donald Trump just eile käis kohtus on ju New Yorgis, siis sellises olukorras need pildid võivad ju tegelikult mõjutada väga tugevalt seda, kuidas kohus otsustab või mis vabadus talle üldse jäetud on, et me teame, et Trumpil on väga palju tuliseid pooldajaid, et tegelikult see paneb kohtu teatud surve alla, kui neid pilte niimoodi kasutada. No praegu vist ei ole nagu selles kontekstis neid kasutatud, et see on pigem olnud nagu nali, aga potentsiaalselt see on väga lähedal sellele. Need pildid nagu suudavad kujundada avalikku arvamust, ühiskonna arvamust ja see ongi see kõige nagu ohtlikum asi selle juures. Et nagu meie nende Instagrami story'ga välja tuli, siis ei saagi aru, et kas need on nagu tehisintellekti poolt tehtud või mitte. Ja see on äärmiselt ohtlik ja nüüd, kui juba on, eks ju, pannakse juba sõnu ka suhu nendele inimestele, eks ju, nagu meil praegu alguses Trump ja Biden siin rääkisid, et nagu see on samamoodi, see on võib-olla isegi nagu veel ohtlikum. Ja kui sinna video ka veel otsa panna, siis
No praegu on õnneks see, et nende piltide puhul, enamuste puhul, tehnoloogia ikkagi on veel niivõrd arenemisjärgus, et need on sellised natuke siidised, et sa näed inimese naha või riiete pealt ära, et okei, et see ilmselt on võltsitud, aga mõne pildi puhul see ei tule ka nii selgelt aga vaata, kui kiiresti see nagu nii kõrgele arenes, selles mõttes, et see oli mõne kuu või mingi poole aasta töö põhimõtteliselt, et ja nüüd, kui seda veel rohkem arendatakse, areng läheb veel kiiremaks, siis varsti ma ei teagi, mida enam uskuda, et mis on päris ja mis on tehisintellekti poolt loodud. No selles mõttes arendustöö ikkagi on pikem olnud seal taga, aga jah, põhimõtteliselt avalikuks on tulnud praegu kuidagi väga palju asju korraga ja see suured muutused nagu ühiskonna jaoks. No selles mõttes minu meelest ongi just sellepärast ülihea, et plaanitakse seda, ma ei tea, kas see käiku läheb, aga tahetakse teha seda poolaastast pausi, millest siis ERR-ist kirjutati sellest, et jah, et USA ärimehed ja 1000 teadlast tahavad pooleks aastaks pausi teha sellest tehisintellekti arendamises, mis minu meelest on väga mõistlik, sest et meil ilmselgelt ei ole neid vahendeid, millega nagu aru saada nende nagu tulevatest probleemidest ja see on kõik nii uus meie jaoks praegu, et meil lihtsalt on vaja aega selle jaoks. Ajakirjandusest käis see mõte ka läbi, et tehisintellekt on nagu tuumapomm, et me teeme selle ära selleks, et tõestada, et me suudame teha ja siis põhimõtteliselt paneme kõrvale selle. Ma ei tea, arvad või? No selline statement käis läbi ajakirjandusest, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga ma lugesin, aga mis te arvate sellisest arvamusest? Ma ei usu ausalt öeldes. Ma arvan, et see on nagu siin, et jääda, nagu ma olen, nagu ChatGPT on nagu minu meelest ülikasulik ja ma ei viitsi enam guugeldada mitte midagi ausalt öeldes. Mul on see kogu aeg lahti. Ma olen sellega nõus, et tuumapommiga seda võrrelda ei saa. Et siin räägitakse palju tehisintellekti puhul igasugustest negatiivsetest punktidest, aga me peame nagu arvestama sellega ka, et tegelikult see võib ka tuua väga palju positiivseid asju kaasa endaga. Et kui me räägime erinevate valdkondade arendamisest, me võime rääkida tervishoiust, üldse probleemide märkamisest, tehisintellekt suudab hetkega läbi töötada suure osa andmeid ja suudab sealt leida mingeid probleemkohti, milleks meil läheks nii palju rohkem aega, et neid leida. Ehk siis nagu minu arvates see rutiinsete ülesannete automatiseerimine on nagu see asi, nagu praegu on iga tegelikult uue leiutisega on olnud see küsimus, et inimesed nüüd kaotavad töö ja kõik see, aga selle võrra jääb inimestel rohkem aega, mida meil praegu on nagu nii äärmiselt vähe, ja saame tegeleda nagu veel olulisemate asjadega, nii et ma arvan, et see tehisintellekt võib ka meile palju abi kaasa tuua, aga see saab ka teha väga palju kurja ja nüüd ongi see koht, et mida me tegema peaks, kas paneme lihtsalt pausile. Bill Gates näiteks ei ole nõus sellega, et see pausile või peatatakse, tema ütles, et targem oleks keskenduda sellele, kuidas seda tehisintellekti paremini ära kasutada, et keeruline mõista, et kuidas see globaalne paus peaks toimima. Et võib-olla siis panna tehisintellektile äkki mingid, nüüd see on minu arvamus, et mingid piirangud peale, mis hetkes seda enam ei või kasutada, aga et need positiivsed asjad jääksid alles. Et me ikkagi saaksime arendada, nagu ma ütlesin, tervishoiu valdkonda või ükskõik millist valdkonda, ühistransporti, kõike, et tehisintellekt on tegelikult suur abimees selles osas. No minu meelest, ja et minu meelest huvitav asi selle juures on ka see, et sa ütled, et tehisintellekti tõttu kaovad ära mitmed töökohad ja nagu tänu sellele siis inimestel on rohkem vaba aega, aga tegelikult ma ei usu, et see on see, kuidas see päriselt läheb. Sest et töökohti jääb vähemaks, kuna meil on nüüd olemas tehisintellekt, mis saab meie eest asju ära teha, aga see ei tähenda, et inimesed jäävad töötuks, nad peavad ikkagi mingi teise töökoha leidma. Inimestel ei jää selle võrra nagu töökoha mõttes vähemalt ja töötamise mõttes inimesed ei saa tegelikult sellest nii suurt kasu. Kindlasti mingite nagu selliste ebamugavate väikeste taskide täitmiseks, kindlasti, aga kui me räägime nagu üleüldiselt nagu ühiskondlikust mõttes, siis nagu, mis on haige sellepärast, et tegelikult tehisintellekt võiks nagu teha meie elu nii lihtsaks, et keegi ei peaks, et inimesed peaksid lihtsalt vähem tööl käima, aga ma arvan, et praeguse nagu süsteemi juures see ei lähe niimoodi, inimesed peavad ikkagi täpselt sama palju tööd tegema, aga see käib juba üle mingi siukse üleüldisema kapitalistliku ühiskonnakriitika kohta, nii et võib-olla jääb meie teemast natuke välja. Ja, aga mõtlengi seda, et tööprotsessis nagu neid rutiinseid asju, milleks nagu võib-olla väga palju seda aju pole vaja kasutada, et need nagu neid asju see tehisintellekt nagu kaotab ära, et siis ongi inimesel rohkem aga selle jaoks leitakse mingid asendustegevusi, nii et tegelikult sa ei pääse ikkagi sellest tööst, mida sa pead tegema. Ja, aga see aidab inimarengule kaasa, kui need asendustegevused on selles mõttes nagu
kuidas ma ütlen, ma ei tohi öelda kõrgemal tasemel, aga selles mõttes, et kui enam neid väikseid asju tegema pea, saavad inimesed tegeleda rohkem suuremate probleemidega, asjadega, eneseteostusega. Teoorias, jah, loodetavasti. Eks me näe, kuidas see minema hakkab, võib-olla me jääme väga laisaks hoopis vastu. Ma kardan ka, et ma olen liiga optimistlik praegu, aga aga mis võimalusi teie arvates pakuks AI tehnoloogia ajakirjanikele? No mina brainstormisin intervjuu küsimusi sellega näiteks, nii et väga kasulik oli. Ma ütlesin talle nagu, mul oli vaja mingi intervjuud preppida, siis ma ütlesin, kellega ma teen ja mis angleilt, mis lähenemine on ja ütlesin talle umbes teema ja pane mulle nii palju küsimusi ja siis ta veits andis mulle ideid nagu tegelikult. Väga huvitav. Ei, ma ei tea, mulle väga ei meeldi kogu see AI teema. Nagu selles mõttes, et ma ei taha, et see areneks nii palju, et inimesi teeks enam mitte midagi. Sest et mis mõttega ma näiteks õpin praegu seda ajakirjandust, kui lõpuks teeb mingi tehisintellekt selle töö minu eest ära, on ju. Ja kõigi muud asjadega on ka nii. Muidugi mingid väiksed asjad, nagu te enne rääkisite, et see on loogiline, et kõik ei peagi tegema, kui see on mingi tuim tampimine, aga ma kardan, et me jõuamegi sinna punkti, kus kas te olete näinud seda multikat, see Wall-E Disney multikas on ju, et ma arvan, et ma imesta, kui me sinna jõuame lihtsalt oma eludega lõpuks, eks ole. Aga ma olen see Christopheri vastand praegu, ma ei ole üldse optimistlik. Vaata, ma tulen nüüd optimistiga vastu jälle. Ajakirjanduses on ka siukseid nagu rutiinsed asju, näiteks mingisugune kiirete pressiteadete edastamine, nii-öelda mingite uudiste edastamine selles võtmes, et sa paned pealkirja, uudise kõik on ju. Ja kui selle teeb nüüd tehisintellekt ära, siis jääb ajakirjanikul rohkem aega, et tegeleda siukse, kuidas ma ütlen, kvaliteet ajakirjanduse, sellise uuriva ajakirjandusega, mida praegu lihtsalt ajakirjanik võib-olla ei jõua teha, sest neil on neid erinevaid ülesandeid seoses sellega, et kiiresti midagi kirja panna, üles panna, aga selle võiks tehisintellekt juba ette ära teha ju. Ja siis jääb ajakirjanik aega, et rohkem uurida, süvitsi minna, sest seda tehisintellekt veel tõenäoliselt ei suuda, või veel. Ma arvan, et tehisintellekt ei suuda ka eetikat käsitleda selles mõttes, et me ei saa eetika küsimusi tema kätte anda, et see inimese aspekt jääb ikkagi sisse, ma arvan, selle koha pealt. Aga üks huvitav asi, mis ma proovisin teha, siis kui see chat GPT siin populaarseks sai, et ma proovisin täiesti suvalisele podcastile, mida salvestatakse endises sünnitusmajas, nagu nime genereerida, on ju. Ja siis ma andsin mingisugused eeldused ette, ma ei mäleta, mis ta täpselt olid, aga ala samad eeldused, mis meil oli, kui me mõtlesime selle peale. Ja ta tuli suht samade nimedega välja. Ja ta andis küll inglise keeles, aga ingliskeelne vaste nagu meediapalat tuli sealt ka välja, nii et võib öelda, et me mõtleme suht samamoodi kui AI. Ja see on hirmus. Et me samamoodi mõtleme. On jah. Meediapalat. 28. märtsil algas ajakirjanduses ja Kaitseministeeriumis tõeline torm, kui siis pidi hakkama tagasi lükkama need valeväiteid, mida avaldas mastaapne ja tegelikult ka auhinnatud väljaanne Poliitika. Et paremini seda konteksti mõista, siis mida see Poliitika ikkagi väitis ja mida vastas sellele Kaitseministeerium? No Poliitiko põhiline süüdistus, see nii-öelda teravik oli suunatud siis Eesti vastu, kuigi tegelikult Eesti pole mitte kõige suurem nagu hüvitise võtja sellest süsteemist, aga see süüdistus oli siis see, et lihtsustatult, et meie põhimõtteliselt anname Ukrainale oma vanu relvi ja siis küsime uusi relvi, õigemini raha uute relvade ostuks asemele siis sellest ühisest fondist, mis siis Euroopas on loodud, et riigid saaksid tagasi osta endale seda relvastust, mis nad on siis ära andnud. Aga see probleem, mida Poliitiku tõstatas, oli siis see, et me anname ära nagu täiesti vanad relvad ja ostame uued kallimad asemele ja et me küsime kompensatsiooni mitte vana hinnast, vaid uue relva hinnast siis. See oli siis see põhiline süüdistus selles osas. Oota, kas ütlesid, et Eesti ei ole see kõige suurem, kuidas ütlesid, et ei ole kõige rohkem see, kes kasu lõikab sellest? Kas ei ole või? Minu meelest on. See vastulause, mis siis Postimehes ilmus, kus siis Oidsalu kirjutas, seal on lõpus siuke lõik, et uue sõjatehnika hinna võtab arvestuses 100% aluseks Soome, Läti aga 99%, Leedu 93%, Eesti 91%, Prantsusmaa 71% ning Rootsi 26%. No see suhtes see on protsentuaalne, aga kui me räägime konkreetsetest numbritest, mida me sisse toome, siis Eesti on tegelikult ikkagi esimene ju. Jaa, aga selles mõttes sa vaatad ikkagi ju seda
50% nagu sellest nii-öelda uue tehnika maksumusest. Et see on nagu suur, nagu protsentuaalne selles mõttes. Aga mul jäi nagu selles kogu asjas, ma lugesin päris palju artikleid selle kohta, aga mul jäi segaseks ikkagi, nad oleks võinud seda rohkem seletada, et miks just nagu need arvud, mis see tähendab täpselt, et 100%, 91%. Ja üleüldse, et seal oli väga palju asju, mis minu meelest segaseks jäid. Näiteks nagu, et nad ütlesid, et 6 riiki siis Euroopast kasutavad seda taasteväärtuse järgi hinna määramist. Aga kas on mingi konkreetne põhjus, miks me seda teeme ja miks ülejäänud riigid seda niimoodi ei tee? Sest et kõik need riigid, need 6 tükki, mis seal olid, mingi Balti riigid, Soome, Rootsi ja Prantsusmaa ja mis on nagu huvitav riikide kogum, et nagu miks see niimoodi on, et kas see võib mingi turvariski pärast olla, et nagu seda oleks võinud rohkem lahti võtta minu meelest, mina ei saanud aru sellest. Ja ma ka ei saanud selles mõttes, et seda ei ole kuskil nagu lahti seletatud, aga minu oletus nagu lugedes neid erinevaid artikleid oli see, et see on lihtsalt põhimõtteliselt juriidiliselt korrektne skeem, mida kasutada ja et lihtsalt ühed riigid kasutavad ja teised ei kasuta. Aga fakt on siis nagu ma aru saan, see on minule ka väga segane teema, aga nagu ma aru saan, siis nagu fakt on see, et see on nagu juriidiliselt korrektne, aga juriidika ei ole piisavalt konkreetne, et seal saab teha mingeid väikseid kõrvale ja põikaid ja niimoodi. Ja nagu praegu nad siis üritavad Euroopa Parlamendis seda nagu kuidagi konkreetsemaks teha, aga hetkel seda ei ole ja nagu teoorias ja Eesti tegi kõik õigesti. Aga minust tekkis veits niisugune häirekeel siis, kui ma lugesin, et see on nagu vale uudis ja et see on totaalne vale, sellepärast et tegelikult seal oli üks asi, mis nad ütlesid valesti, mis oli see nende strelade kohta vist. Ja stingeritega. Ja, aga tegelikult isegi Eesti Kaitseministeerium ütles pärast, et on tõsi, et Eesti on tellinud mingeid sõjatarbeid on ju ja juba enne sõja algust ja nüüd nad saavad nende enne tellitud tarvete eest praegu tagastust. Ja nagu seda minu meelest ma ei näinud Eesti meedias väga kajastatavat, aga kui ma vaatasin nagu Politico neid follow-up artikleid, sest et nad obviously teadsid, et Eestis nagu oli väga suur nagu vasturääkimine sellele süüdistusele, siis tegelikult seal oli kirjas ka, et nagu seal ei olnud tegelikult valeväiteid peale sellest reala on ju. Ja nagu Eesti Kaitseministeerium ise ka ütles, et mingeid selliseid juriidiliselt korrektseid sakerdusi on tehtud nagu. Minu meelest on lihtsalt küsimus selles, et kui see on juriidiliselt korrektne, siis miks hüpata niimoodi kõrri ühele väikeriigile, kes asub agressorriigi kõrval on ju, et mis nagu taotlus selle taga on. Aga üks valeväide siiski oli veel, et Politico väitis, et Eesti esindus Brüsselis ega Kaitseministeerium pole vastanud nagu poliitiku palvetele teemat kommenteerida. See tegelikult on vale, et neile vastati, lihtsalt küsiti vastamiseks rohkem aega, aga Politico ei oodanud ära vastust ja otsustas avaldada ühepoolse artikli enne, kui ta sai tegelikult konflikti teiselt osapoolelt üldse mingisugust kommentaari. Ja see on nagu minu meelest nagu ajakirjanduse kõige lihtsama nagu printsiibi vastu eksimine, et see on nagu A ja O, et sa kuulad 2 osapoolt ära. Et see oli minu meelest nagu rookie mistake, nagu öeldakse. Ja see on juba see ju, et ei tehta eeltööd lihtsalt ja siis minnakse selle kiire uudise peale, mitte põhjaliku uudise peale. Jaa, aga samas Politico tahab ennast presenteerida kui tõsiselt võetava suure väljaandena. Selles probleem ongi. See Politicol ongi selline, kuidas ma ütlen, siuke tutvustav lause või juhtlause, et we connect and empower professionals through non-partisan journalism and actionable intelligence about European politics and policy. Ehk siis professionaalid, miks nad seda allikakriitilisust ei kasutanud, miks nad neid väiteid üle ei kontrollinud, ma ei oska öelda, aga siin nüüd vestluses käis läbi 2 siukest terminit nagu skeemitamine ja kasu lõikamine. Et sellega ma päris nüüd nagu ei saa nõus olla, ma arvan, et ega tegelikult ei ole, et me Eesti ega ka Balti riigid, Soome, me ei ürita mingit kasu lõigata, vaid me oleme lihtsalt suured Ukraina toetajad, sest meil on väga lähedane kogemus sellega, mis Ukrainas praegu toimub ja seetõttu me annetame tohutult palju. Nüüd meil on õigus rahurahastuse näol seda hüvitist küsida lihtsalt, et kuna neid relvi, mida me saadame, neid enam ei toodeta, siis meil on vaja
oma kaitsevõimekuse hoidmiseks vaja tellida uusi relvi, mis paratamatult on kallimad kui need vanad, mida me sinna saadame. Ja selles mõttes see on nagu ainuõige variant, kuidas me saame oma kaitsevõimekust siis tasemel hoida ja ega muud varianti väga ei olegi. Selles mõttes ma olen nõus, et see fond või see ühisrahastus nagu skeem ongi loodud selle jaoks, et riigid saaksid aidata Ukrainat ja kui me võtame nüüd Eesti näite, siis meie kaitse-eelarve on võrreldes teiste suuremate riikidega suhteliselt väike ja kui me ei saaks seda nagu abiraha niimoodi küsida, nagu me praegu küsime, siis me lihtsalt ei aitaks Ukrainat nii palju, sest meil ei ole raha. Ehk siis tegelikult see, et me saame seda skeemi niimoodi ellu viia, nagu me praegu viime, suurendab abi Ukrainale ja see lõppkokkuvõttes ongi olnud selle fondi loomise eesmärk üleüldse. Et selles mõttes see ju täidab oma eesmärki. Aga mis selle artikli eesmärk võis olla? No artiklil, ega me ei tea, aga sellel võis mitmeid eesmärke olla. Üks eesmärk võiski olla see, et lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et siuke mitmesti või mitmeti tõlgendatav nagu juriidiline süsteem on, et see võiks olla ühetaolisem. Võib-olla oli see selle mõte. Võib-olla oli tegu lihtsalt infooperatsiooniga, sest minu jaoks on kahtlane, et meil on mingisugused anonüümsed diplomaadid, et anonüümsuse puhul, eriti nii suure teema puhul, peaks ikka väga, väga nagu hästi põhjendatud olema see anonüümsus. Et minu jaoks ei ole praegu põhjendatud, ma ei saa aru, miks need diplomaadid on anonüümsed. Kui me juba sellest inforünnakust räägime, eks ju, et sel pühapäeval nüüd lasti Venemaal Peterburis üks kohvik õhku, kus hukkus ka Venemaa sõjablogija ja Venemaa võimud nüüd muidugi süüdistavad mõrvamises Ukraina luureteenistusi ja Navalnõi korruptsioonivastase fondi toetajaid. Et tegelikult siis ka selline info on nii Ukrainale kui ka läänele nii-öelda ohtlik just selles kontekstis, et Ukraina oleks justkui siis viinud läbi sõjakuriteo Venemaa pinnal, Vene võimude sõnul siis. Et nagu kas Vene võimud on seda öelnud või? Ja nagu me enne seda saadet arutasime, siis selle uudise puhul on palju veidreid asjaolusid. Mis teeb sellest uudisest nii-öelda teistsuguse uudise siis? Teistsuguse uudise võib olla see, et see jõudis nii kiiresti meieni. Et see küll, et see plahvatus toimub, et see faktiline teave ilmselt jõuaks niikuinii meieni, aga see, et nagu koheselt peale seda, kui see plahvatus toimus, hakkasid levima igasugused videod, mis olid siis salvestatud sellest kohvikust või siis mis olid salvestatud nagu enne seda plahvatust või siis videokaamerate salvestused sealt ümbert plahvatuse hetkest. Et minu meelest Venemaa tavaliselt on suhteliselt kinnine riik, et sealt nagu ei levi seda infot niimoodi välja, aga et seekord nagu kogu see info on meile nagu kandikul ette toodud, et vaadake. Ja see on veits sas nagu. See on kahtlane. Kui nagu muidu nii kiivalt toitakse kõike, et ei, me ei tea midagi, me ei näita midagi. Siis need on nagu, vaadake, nii juhtuski. Ja, et me oleme nagu mitu kuud kuulnud seda, kui Krimmis mingi plahvatus toimub, siis räägitakse sellest, et Vene sõdurid on halvad suitsetajad, on ja. Aga et nüüd on järsku kohe süüdlane teada. Aga kas te vaatasite seda videot ka, kus siis see naine, mis ta nimi oli, Darja Trepova, siis andis nii-öelda ülestunnistust sellele, kui ta oli kinni peetud? Jah. Sorry. Ja see oli veits kahtlane. Tundus, et ma ei tea, veider on teha spekulatsioone selle kohta tegelikult, sest et nagu me tegelikult kunagi ei tea, ma ei taha öelda, et nagu mingi, et okei, see oli mingi inside job või mingi see oli fake. Ja, et see on usutav intervjuu. Kuna nagu inimene võib olla tegelikult nagu mingid, ma ei tea, mingi ainete all või nagu keegi võib mingitele ähvardada parasjagu. Aga see nägi veits mitte usutav välja natkõne laega. Ja, ma vaatasin ka seda videot ja minu esimene mõte oli see, et see ei ole usutav. See ei ole usutav sellepärast, et nagu Venemaa jõustruktuurid ei ole nagu Norra heaoluriigi jõustruktuurid, kes poputavad oma terroristi, kes on tapnud just ära 70 inimest, on ju. Et lihtsalt näitena, et 2011, kui need terrorirünnakud olid Norras, et siis see inimene sai ainult 21 aastat vanglakaristust, kui ta tappis 70 inimest. Sest et 21 aastat on maksimum, mis sa saad saada. Jah, aga Venemaa on hoopis teistsugune riik, hoopis teistsuguste seaduste ja normidega ja Venemaal
mina arvan, et nagu kurjategija saab lihtsalt kabaga kuklasse, aga tema puhul ei olnud nagu näha, et oleks kuidagi vägivaldselt töödeldud või vägivaldselt kuidagi nagu rääkima pandud, ta lihtsalt istus seina ääres ja ta isegi nagu puikles kõrvale nagu vastamisest. Et ma ei tea, kas kui inimene on päriselt hirmusituatsioonis ja teda on nagu füüsiliselt väärkoheldud, kas ta on nii kuidagi nii normaalses olekus. Pigem inimene tõmbab siis alandlikuks ja nagu ikkagi vastab küsimustele. Ta nagu ütles põhimõtteliselt ülekuulajale või sellele intervjueerile otse näkku, et ma vastan hiljem sellele. Et noh, ma ei tea. Kuidagi liiga palju võimu oli veel tema käes selles olukorras, et see ei tundunud usutav. Meediapalat. Tühistamiskultuuri ilminguid Eestis oleme märganud tegelikult juba varemgi. Mõned aastad tagasi algatati suur kampaania Alari Kivisaare suhtes, kes esines Sky Plussi hommikuprogrammis väljaütlemistega, mis olid paljude arvates rassistlikud. Nüüd on aga lahvatunud hoopis teistmõõtu skandaal. Ma ütleks, et selles loos on tahkusid veel rohkem kui näiteks Jüri Vipsi juhtumis. Nimelt on tegu järjekordse rassismiskandaaliga, kus seekord on peategelaseks Eesti päritolu Ukraina rindel tegutsev mees. Pean silmas siis Harri Est nime taha peituvat härrasmeest kodaniku nimega Harri Põllu. Sellest juhtumist on pikalt kirjutanud ka Eesti Ekspress, kuid teised väljaanded Eestis on sellel teemal pigem olnud vaiksed. Küsikski teie käest, et kas te üldse teadsite, kes on Harri Est või Harri Põllu enne seda skandaali? Ei. Ma olin Twitteris näinud teda vahepeal, nagu tema nimi oli läbi käinud. Ma ei olnud ilmselt kunagi nagu ise jälginud teda, aga jah, veits oli juttu küll temast. No mina olin temaga tuttav, sest et lihtsalt olen jälginud neid teemasid, aga ma ei teadnud konkreetselt tema isikust nii palju, et isegi tegelikult käis ETV-s rääkimas Ukraina stuudios. Aga kes ta siis täpsemalt on, et Harri on Ukraine Aid-Opsi MTÜ asutaja ja siis tema tööülesanne seal oli varustada siis Ukraina üksusi ja tema konkreetselt viis siis varustust otse rindele. Ja selle video, millest me siis räägime, ma lasen ka siia seda videot võtta. Õigemini mitte videot, vaid helifaili siiski. Nii et väänst veel ei ole. No, listen, that wasn't the same. Oh my God. It's the same person. It wasn't. It's the same as a Malaysian. No, yeah. Don't debate me that f***ing was the same as me. As a Moldovan? That from Africa. As a Serbian? That from Africa. With his dreadlocks. It's the same. Oh, I like white women. I like to fight white women. Yeah, I come to Europe because it's so good. European Union pay me good money. I like white women. Yeah, no. But you don't say that I'm here because I love to be here because I don't have to do shit because Europe is paying for me. How do I become? No, that f***ing said it. Well, and you're saying he's not an He's f***ing proud that he doesn't have to do shit. He just gets f***ing benefits. Ma võib-olla küsiks lihtsalt, mis teie nagu arvamus sellisest sõnavõtust on? No mis me ikkagi saame arvata sellest, come on. See oli rets, see oli väga rets. Väga kole, jah. No tegemist on äärmiselt selles suhtes kahetsusväärse juhtumiga. Et just see, et see ringluma läks, et seda tehti sellest Twitteri postitus selle Briti parlamendi liikme poolt, kuhu täigiti ära ka Eesti Rahvusringhääling, Toomas Hendrik Ilves, Alar Karis. Et see kindlasti ei mõju hästi Eesti mainele, aga ma arvan, et siin mingit siukest kollektiivset süütunnet Eesti puhul, ma arvan, et see pole ka päris mõistlik, et tegemist oli ikkagi purjus peaga välja öeldud mõtetega, mis ei ole mitte kuidagi nagu selles mõttes, see pole mingisugune õigustus, jah, täpselt. Aga kõik saavad sellest aru, et see on selle ühe inimese väljaütlemised ja nagu mingit seost, et Eesti peaks tundma kollektiivset süütunnet, et seda ma ei usu. Ja minu meelest see nagu lükke, et tägiti ära meie president oleks väga, või see oli väga nagu imelik. Et ma ei tea, miks Alar Karis üldse peaks kuidagi sõna võtma sellel teemal, et see on nagu lihtsalt üks Eesti Vabariigi kodanik, kes ütles midagi, et ma ei tea, kas peaks nagu
Rahvusringhäälingut ja presidenti sellesse nagu kaklusesse või skandaali kaasama. No, Rahvusringhäälingut võiks küll just, et nad on meediaväljaanne, suhtes, et nad peaks kajastama seda. Aga samas me võime igast riigist leida mõne sellise inimese, kes räägib sellist juttu. Kas me peame talle nii palju platvormi andma, ma ei ole nii kindel selles. See ei ole lihtsalt mõni inimene, et on päris nagu nimekas, nagu ma aru saan. No ta on olnud palju ju nagu pildis selles mõttes, aga see ei tähenda, et ta oleks mingi väga ütleme siis mingi tähtsa väärtusega inimene Eesti jaoks, ma mõtlen nagu mingi et tagida president sellisesse klippi, ma mõtlen seda. Ma ei tea, kas presidendi tagimine või tema Twitteri reostamine on see kõige suurem moraalne kaalutlus, mis siin kohal peaks olema, aga ei, see suhtes... No kui me räägime meediakajastusest, sotsiaalmeediakajastusest, siis nagu selle poole pealt ikka, et huvitav asi oli see, et tegelikult see video ise ei ole nagu ainuke asi. Et see oli nagu avalöök sellele ja sellele kogu sellele skandaalile, sellele tegelikult järgnes palju rohkem. Et see video, ma lihtsalt kirjeldan kuulajale, et seal tegelikult väga palju näha ei olnudki, et alguses olid mingisugused tänavalambid näha ja peale seda oli kõik must, et selles mõttes väga palju ilma ei jäänud selle kuulamisest ainult. Aga seesama siis UK parlamendisaadik, kes siis seda jagas, ta jagas tegelikult ühe Twitteri konto tweeti ja see Twitteri konto on loodud märtsis 2023 ning sellel on täpselt 34 followeri eilse õhtu seisuga ja see on anonüümne. Me ei tea, kes selle taga on ja need kõik süüdistused pärinevad tegelikult sellelt samalt Twitteri kontolt ja selle bios on kirjas lause, et made a Twitter to help Harry with his little truth problem. See on jällegi minu meelest juhtum, kus nagu on võetud anonüümne allikas ja selle pealt presenteeritakse asju kui tõeseid. Tegelikult meil ei ole tõestust mitte millelegi. Et okei, ma saan aru, et see Twitteris sa võid jagada, mis sa tahad, aga et Eesti Ekspress selle niimoodi üles korjas ja seda jagas. Ja veel omakorda nagu seda sügavamaks kaevas, et ma ei tea, kas see on nagu päris eetiline selles kontekstis, et see väide, mis seal oli, on see, et see Harri Põllu on siis teisi oma kaastöötajaid või kolleege ahistanud ja ütleme väärkohelnud ja et ta on tarvitanud morfiini ja pidutsenud Ukrainas niimoodi, et naabruskonna lapsed ei saa magada kell 1 öösel. Aga et tegelikult reaalselt tõestust sellistele väidetele ei ole. Ja nüüd Eesti Ekspress nagu kirjutab sellest artikli ja nad tegelikult kaevasid veel rohkem nagu sinna tema minevikku, Ma ei tea, kas te lugesite seda, aga seal oli nagu täitsa tema lapsepõlvest juttu. Et ma ei tea, minu meelest nagu inimesel võiks olla õigus, et mingisuguseid tegusid tema minevikust ei mäletata, eriti kui see on näiteks nooruspõlvest pärit. Või ma ei tea, kuidas teie sellesse suhtute, et nagu me korjame üles mingisuguse praeguse valesti tehtud asja põhjal mingisugust minevikku nagu taaka. No minu meelest see oli arusaadav, sellepärast, et tal on ilmselgelt praegu ka seadusega palju, ta on veits pahuksis sellega võlgade ja igast siukeste asjade tõttu. Ja kuna need nooruspõlve tegemised olid piisavalt karmid, et nad oleks nagu märgitud ka mingi kapo registrisse, siis nagu arusaadav, et neid ajakirjandus kaevab üles suhtes. Ma ei näinud selles küll sellist põhjendamatut kuidagi rünnakut või midagi, et minu meelest on mõistetav, kuna tegu on ikkagi mingil määral avaliku tähelepanu all oleva isikuga. Põhjus ongi see, et avalik huvi on nüüd pärast seda Twitter videot kindlasti ja üleüldse praeguses kontekstis on olemas. Ja sealt ka ilmselt see kajastus niimoodi tuli, aga mis mulle selle Ekspressi loo puhul silma jäi, oli see viimased, ma ei tea, kas 2 või 3 lõiku, kus oli kirjas, et Harri Põldu on võrreldud ka Ivo Jurakuga, kes Ukrainas hukkus. Ivo Jurak samuti saadeti 5 aastat tagasi vangi riigisaladuste avaldamise eest, pani toime eraviisilist jälitamist ja käsitles ebaseaduslikult tulirelva, aga ta suri kangelasena. Ja nagu selle Ekspressi artikli lõpus kirjas on, siis meil ongi inimesed, kel rahuajal on erinevaid probleeme ja kes võib-olla ei saa oma elukorraldusega hakkama, aga sõja ajal nagu seisavad selle õige asja eest, et seda on võib-olla oluline praegu selles kontekstis samuti mingil määral tähele panna. Aga kui me nüüd võtame selle konteksti arvesse, siis kas teie meelest on õige inimeste ära tühistada, et kui me räägime nüüd, et Harri näiteks, temaga lõpetati
lõpetati koostöö ja selle koostöö lõpetajaks oli tema enda algatatud või alustatud MTÜ. Et kas selline nagu... See ei kuulunud talle? No see ei kuulunud talle, aga ta oli üks eestvedajatest. Et kas selline tühistamine on siis nagu õigustatud või mis kaalutlustel seda tegema peaks? Minu meelest nagu see tühistamise sõna kasutamine on alati veits selline sketši, sellepärast, et see on väga lai mõiste. Kui me räägime, et kedagi tühistatakse, siis nagu peaks konkreetselt ütlema, mis see tühistamise tegevus on, mis nagu konkreetne mõju on. Nüüd, kui sa praegu mõtled seda, et tema see MTÜ või see ettevõte, et ta sealt kuidagi välja visati, siis ma ei tea, me võime küll spekuleerida, kas see on õige, aga nagu ultimately see otsus jääb ju selle ettevõtte liikmetele ja kui nende jaoks see on moraalselt asi, millega nad ei nõustu, siis neil on iga õigus seda teha ja ma arvan, et seal on ka põhjust mitte nõustuda, kuna sealt videost ilmselgelt ilmneb, et tal oli väga rassistlikud väljaütlemised ja jah, minu meelest see on piisav põhjus või mis te arvate? Ei, ma nagu olen suga nõus, aga ma ei ole ka, nagu ma olen kahe vahel, ma ei oska öelda. Et selles mõttes lihtsalt, ma ei tea, kas nagu tegelikult see on üks video ja selle video jällegi annab väga vähe konteksti, et meile antakse põhimõtteliselt ainult see kontekst, kus ta ilmselgelt karjub rassistlikke asju ja ta, ma ütleks, hääletoonist pigem on ärritunud. Me ei tea, mis sellele eelnes, me ei tea, mis sellele järgneb. Mina arvan, et selle võib liigitada lihtsalt selliseks juhtumiks, kus ilmselgelt kui inimene on sõjas ja sõjapiirkonnas, siis ta on väga suure pinge all ja võib-olla me ei tea, mis põhjustel, et võib-olla see oli, ma ei tea, ma ei vabanda välja neid ütlusi, aga nagu inimesed teevad väga rumalaid asju, kui nad on pingelangus või mis iganes. Et ma lihtsalt tahan seda öelda, et mina näiteks ei teaks, kuidas mina käituks, kui ma tuleks, ma ei tea, rindelt tagasi või sõjast tagasi. Et nagu selles mõttes ma ei kiirustaks inimesi koheselt hukka mõistma, samas nagu tsiviilmaailmast vaadates need väljaütlemised ei ole nagu okeid. Et see ongi nagu, ma olen nagu kahe vahel, et ma ei oska öelda, sest see Ekspressi viimane lõik tegelikult pani mind selle peale mõtlema. Tõi nagu selle teise perspektiivi, eks ju. Ja. No minu meelest kõik need asjad nagu üheskoos, kui võtta näiteks see video, kui võtta välja kogu see tema eelnev kriminaalne ajalugu, millest sealt Ekspressi artiklis, mis oli muideks väga hea artikkel, selle kohta sealt väga konkreetselt ja pikalt lugeda, kui võtta arvesse kõik need süüdistused, mis me ei tea, kas on tõesed, aga neid inimesi on mitmeid, kes teda süüdistavad väga ebameeldivas käitumises ja ahistamises, siis kõiki neid asju koos arvesse võtta, siis ma ei julgeks teha seda eeldust, et tegu oli lihtsalt pingelangusega või asi oli alkoholis, et minu jaoks neid asju on juba veits liiga palju. Aga üks teine isik on samuti viimasel ajal sattunud olukorda, kus ta võib-olla olla ei tahaks või ma ei tea, võib-olla tahab ka. Aga Andres Mustonen siis käis esinemas Venemaal ja nüüd tagasi tulles on ta sattunud olukorda, kus Eestis väga paljud organisatsioonid ei taha temaga enam koostööd teha. Et mis me sellest teemast oskame rääkida? Olgem ausad, Mustonen pidi nendest tagajärgedest nagu teadlik olema, et siin nagu siukest juttu ei saa olla, et ma ei teadnud või midagi sellist. Ma mõistan Mustoneni seda vastust, et kultuur ja muusika võiks olla nagu ülene, aga paraku praegu meil on selline geopoliitiline olukord, meil on sõjaolukord ja see ikkagi tekitab väga palju küsimusi. Samuti on see, et kui sul on mingid isiklikud sidemed, on ju, et see on täiesti okei, aga siuke avalik koostöö kindlasti mitte. Ja Mustonen anti see võimalus nii-öelda vabandamiseks, aga kas ta seda ka nüüd õigesti ära kasutab või kas ta üldse tegi, et see on ka nagu küsitav. Ja minu meelest selle juhtumi puhul on nagu mõned asjad, või väga paljud asjad teistmoodi kui sellele juhtumi puhul, mis me enne rääkisime, et siin on nagu olemas väga konkreetne tegu, tõestus sellest, me teame nagu sisuliselt kogu konteksti asjast, me teame erinevaid osapooli, me teame reaalseid seisukohti ja sellel on ka väga selged tagajärjed. Et sisuliselt kogu see sündmus on meil nagu teada. Ja nagu sa ütlesid, et ma ei usu, et ta tegelikult ei olnud teadlik. Tegelikult ta Ringvaate intervjuus mainis ka, et tema lähituttavad hoiatasid teda, aga ta ikkagi otsustas minna. Ma ei tea, kui me räägime ajakirjanduslikust kajastusest, siis minu jaoks oli see Ringvaate intervjuu ilmselt kõige parem. Mis tundeid see teist tekitas?
see oli väga äge, ta nagu, minu meelest Reikop oli just õige inimene, kes peaks kajastama seda, kuna ta nagu, Mustonen tuli sinna oma jutuga, aga Reikop on ka see, kes ütleb, et see okei, et nagu lõpeta ära, on ju. Aga üldiselt nagu, ses mõttes praeguses Eestis, nagu praeguses selles kontekstis, ma saan täiesti aru, miks Mustoneniga koostöö lõpetatakse, ma saan samas aru ka sellest, et ta on hingelt muusik, ta on nagu inimene, kes on pühendunud kogu oma elu sellele, et muusika tähendab tema jaoks väga palju ja ta tõesti ütles seal intervjuus, et poliitika on tal oluline ja ta toetab Ukrainat, aga tema jaoks muusika peaks olema nagu poliitikast ülev, millest ma saan aru ja kui Mustoneni, aga nagu samas kui Mustoneni jaoks see nagu kunst läheb sügavamale südamesse kui vabadus või nagu kui mingi Ukraina toetamine, siis seda ei saa talle pahaks panna, aga see ei tähenda, et nagu meie peaksime sellega leppima või et keegi teine peaks seda nagu mõistma või et see peab nagu kokku langema selle üldiste väärtustega, mis praegu meie Eesti kultuuriruumis on, et see on nagu arusaadav, et sellel on olnud niisugune tagasisida ja ta oleks pidanud seda ette nägema, ilmselt nägi ka. Ma ütleks, et Mustonen oleks, me kõik teeme kompromisse praegu selles mõttes, et ta oleks pidanud ka mõtlema, et me saame aru, et see kontsert ja Venemaale minek oli talle väga oluline, on ju, aga väga paljude inimeste jaoks on ka praegu asjad olulised, mida nad ei tee, eks ole. Et lihtsalt selles mõttes, aga samas Eesti kontserdijuht Gert Orro on öelnud, et see otsus, näiteks see Tortusmuusikus jätkab ka tegutsemist ju ilma Mustonenita. Et see ei tähenda, et peaks ikkagi inimest tühistama, et tal on jätkuvalt Eesti muusikakultuuris oluline koht olemas. Jällegi, mis see tühistamine tähendab tegelikult? Muusika, nagu Eesti muusikamaastiku, mis tähendab, et teda mingi ei mängita raadios enam? No praegu on see, et keegi teeb temaga koostööd. On see tema tühistamine. Pigem on see, et mingid tema jaoks seni olulised olnud sündmused või projektid lihtsalt lõigatakse ära, aga ma arvan, see on pigem ajutine. Ja ma ei usu, et ta jääb nagu töötuks. Ei, seda ma ei usu, jah. Aga jah, mingisugused võib-olla nii palju avalikkuses ei figureeri, aga paari aasta pärast ilmselt on nagu tagasi, sest et kui sa oled ikkagi Eesti-suguses väikeriigis andekas inimene, siis sind on väga raske välja lõigata, sest et sa oled nii suur osa lihtsalt ühiskonnast. Aga minu jaoks see väide, et muusika on nagu kõrgem, et muusika ei ole seotud poliitikaga, ma saan aru, nagu, kus see tuleb, sest nagu terve selle intervjuu väitel ma proovisin nagu seda tema perspektiivi nagu mõista. Ja ma nagu jõudsin sinna maani, et okei, ma saan aru, mida ta mõtleb, aga ma ei nõustu sellega. Ja nagu minu meelest lihtsalt sellepärast, et see on nagu, tundub nagu egoistlik lähenemine asjale, et minu valdkond, kuigi ma ei ole muusikas ilmselgelt nii sügavalt sees kui tema, ma ei tea võib-olla, mida ta täpselt tunneb, aga et see tema valdkond on nii palju kõrgem teistest, et tegelikult ju väga paljud, ma ei tea, ettevõtjad on teinud väga suuri kompromisse, kui nad on oma ettevõtted toonud sellelt Vene turult välja, et ettevõtja võiks ju ka öelda, et minu ettevõte on mulle kõige tähtsam ja ma olen selle nimel terve elu tööd teinud. Aga see ongi see koht, nagu Roosi ütles, et me teeme nagu kompromisse selles kohas kõik, on ju. Et see pool jäi minu meelest tema sellest vabandusest puudu, et kas ta kasutas seda ära või mitte. Minu meelest ta läks sinna rohkem ennast õigustama, kui nagu vabandama. Ei, nagu ma olen väga nõus sellega, mida sa ütled. Ma lihtsalt võib-olla kuidagi, ma mõistsin seda Mustoneni vaatenurka mingil määral kuidagi, sest et näiteks minu isa on muusik ja nagu tema vaadates seda, kuidas tema näiteks nagu mingi muusikast räägib, siis ma saan aru, et seal on mingi sügavam mõistmine sellest, mis meile võib-olla tundub, et see on ülinaiivne, et öelda, et mingi poliitika on sellest asjast nagu vähem tähtsam, et poliitika on asi, mis on nii suur ja sümbritseb meid kõiki, aga nagu mingil määral ma tegelikult mõistan seda, et kui sa tõesti nii siiralt päriselt usud sellesse, siis jah, see võib tõesti olla sinule rohkem, tähendada sulle midagi rohkem, et see ei tähenda, et teistel peab see niimoodi olema, aga mingil määral ma arvan, et see oli siiras tegelikult ja mitte selline enda välja vabandamine. No igal juhul Mustonen on väga värvikas kuju selles mõttes, et neid intervjuusid erinevaid oli väga põnev vaadata ja lugeda, aga tõmbame, ma arvan, siinkohal selle teemaga otsad kokku. Ühesõnaga, et kuna meil siin jutt jooksis nii hästi ja meil paraku rohkem ei ole aega rääkides, meil tegelikult oli ka üks lõputeema, aga minge vaadake ise Õhtulehest üle, et seal on, Õhtuleht on nüüd eelmisel nädalal ja ka selle nädala luubi alla võtnud kakavad ja ründavad ja kiimas kajakad. Et siis minge lugege üle ja vaadake, et mis nende kajakatega seal toimub. Et Inkari linn on mõlemad artiklid kirjutanud ja tundub, et see on talle südamelähedane teema. Just nii. Kajakate tooniga aga selle saate lõpetame.
Ma tänan teid, et te kuulasite ja stuudios olid Helena-Maarja Tarro, Christopher Muraveiski, Roosi Rahnu ja mina, Martin-Erik Maripuu. Kohtume juba natuke vähem kui 2 nädala pärast, nagu öeldakse. Kuulmiseni. Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgus, et Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpen. päevast. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eesti mainet. Meediapala.